Mõned teist võib-olla teavad, et 6 aega tagasi ma hõikasin välja sellise asja, et ma esitasin endale 30-päevase jooga väljakutse. Ma ei ole varem enne joogaga kokku puutunud, nii et kogu see protsess ja alustamine oli mulle väga põnev, mõnes mõttes väljakutsuv. Jälgisin seda Yoga Challenge'it tehes sellist kasutajat nagu Yoga with Adrian. Esimesest korrast kohe, kui ma vaatasin tema videot, mul käis selline klikk ja ma mõtlesin, et okei, et teda jälgides ma tõenäoliselt selle 30 päeva suudan ära teha. Aga 30 päeva järjest täpselt mul ei õnnestunud teha, sest et vahepeal olid sellised esinemised, kui me läksime üldsegi mandrilt ära ja me olime keset männimetsa ja ma ei tundnud ennast väga mugavalt, et sinna sipelgate keskel oma joogamait maha panna. Aga sellegipoolest sipelgatele mõeldes. Aga sellegipoolest on see 30-päevane challenge läbi. Minu teekonnast esimesed 10 päeva on siin. Mul on käes siis selle jooga tegemise kuu 11. päev. Ja ma just jõudsin koju oma 6. esinemiselt 4 päeva jooksul ja mõtlesin, ma korraks räägin, et kuidas ma tunnen, et kuidas see jooga mõjunud on. Ma tunnen oma keha teistmoodi, mul on rohkem jaksu, nüüd mul oli hea katsetada kohe, kuidas selline väga lühikene aeg jooga tegemist siis mõjutab näiteks laulmist ja sellist vastupidavust ja kuidagi laulmisel abiks olevat tuge oli mul küll päris palju. Ma tunnen üldse ennast hästi selles mõttes, et nii palju energiat annab see ja ma ütlen, et see on hea niimoodi, et kui muidu mingi jooksmise asjaga minul vähemalt on nii, et ma tõmban ennast hullult rihmaks kiiresti, siis sellega ei ole niimoodi. Hakkab tulema juba juurde mingisuguseid neid poose ja asju, mida ma alguses ei suutnud teha, mida ma juba suudan, mis on nagu minu jaoks selline hullult suur nagu töövõit. Äge on. Äge, ma juba mõtlen niimoodi, et kui see 30 päeva saab läbi, et siis tuleb hakata edasi tegema. Ei midagi, vaatasin. Hakkab tegema. Kokkuvõtlikult ma võin öelda, et jooga on täiesti uskumatu asi, seetõttu, et annab palju energiat. See ei ole kindlasti niisama väsitav kui jooksulindil uhada või ma ei tea, ratast sõita. See on nagu kuidagi minule ootamatult ma panin tähele, et ma juba oskasin rohkem asju. If that makes any sense. Soovitan joogat kõigile. Minule isiklikult väga see sobis ja kui ma tegin endale väljakutse, minu eesmärgiks oli aru saada, kas 30 päeva siis joogat tehes teeb minust jooga harrastaja ja ma võin öelda, et tõenäoliselt see on nii. Ma ei tea üldse, kas kellelegi veel suvi pakub, aga minule endale vähemalt pakub. Siia lõppu ma panen ka siis põhiasendid ja joogapoosid, mida ma siis selle 30-päevase väljakutsega õppisin. Tšau! Näeme jälle!